Tänane muinasjutt on ühest lõvist ja ühest hiirest. Ja ükskord juhtus niimoodi, et lõvi tegi lõunauinakut, magas magusasti ja korraga jooksis üks pisikene hiir üle lõvi näo niimoodi kribinal, 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 kribinal. Ja lõvi ärkas selle peale üles. Sai väga kurjaks, sest et ta magas väga sügavalt ja tal oli väga mõnus magada. Ta püüdis hiire kinni, krõpsti, oma suure käpaga ja tahtis ta ära süüa. Tillukene hiir oli väga hirmul ja palus lõvi käest. Palun, lõvikene, kui sa mind ellu jätad, siis ma ei unusta seda heategu mitte kunagi. Ühel päeval ma tasun sinule sinu heateo eest. Lõvile tegi palju nalja, et nii pisikene loomakene nagu väike hiir teda kuidagigi aidata võiks, sest lõvi on ju nii suur ja vapper ja tugev loom. Aga lasi ta ikkagi hiire vabaks. Aga tead, hiirel avaneski ükskord võimalus oma sõna pidada. Sellepärast, et mõne aja möödudes sattus lõvi kogemata jahimeeste seatud püünisesse, sattus lõksu. Väike hiirekene aga kuulis, kuidas lõvi möirgas ja püüdis sealt lõksust välja pääseda. Ta jooksis vaatama. Nägi, et lõvi on paksu võrgu sisse mässitud, ei saa sealt kuidagi välja. Hiirekene läks talle appi, näris oma hammastega võrgu läbi ja lasi suure lõvi vabaks. Vaata, ütles hiir, sa naersid, kui ma lubasin sulle, et sinu heateo eest ma sulle tasun, aga nüüd näed isegi, et isegi tillukesest hiirest võib ühele suurele lõvile abi olla. Selline lugu täna siis lõvist ja hiirest.